pilti. Suvine täiendus Musa Sambe, kui siit on avavile kõlanud ründaja all. Mängib siis täna Michael Udepulu-Surr ja tipuründaja ründes Taani Lusta, võistkonna suurim väravkott sel hooajal juba lausa 12 avamusega. Nii et vaatame, kuidas see kõik minema hakkab. Levadia rohelises tuleb oma rünnakutega avapoolel siis siia parempoolsesse väravasse ja külalised Kalevist mustades särkides, pükstes, sokkides tulevad oma rünnakutega ekraanile vaadates vasakule. Ja Taani Lusta siin esimest korda juba vähe survet ka tegemas. Hetkel Levadia jaoks olukord kontrolli all. Ja no mõistagi, kui vaadata mängu eel siin ka, et kes on favoriit, siis siin küsimust ei ole. Valitsev meister on suur favoriit selles mängus ka Vivalpeti hinnangul. Nii et peaks Kalev tegema suurt imet, et siit täna miskit kätte saada. Aga noh, jalgpall on näidanud, et kõike võib juhtuda. Selle hooaja esimesed 3 omavahelist kohtumist lõppenud Levadia 9-0, 4-0 ja 6-1 võitudega, nii et mägi, kuhu ronida, on täna Kalevi jaoks suur, aga eks võistkond on muutunud ja meelsused ja mentaalsed seisud ka siin hooaja lõpufaasis võib-olla natukene teistsugusemad. Nii et jälgime huviga. Igatahes Levadial siit juba teisel minutil karistuslöök. Joab Pedrole suurepärane tsenderduse variant siit. Ja vaatame. Tagumisse tsooni läheb, seal on esimese hooga Kalevi mehed vahel. Rünnak jätkub, Mavretits kasti taga. Torres. Ja Larsen proovib ise sisse tulla, löök ka madalalt ja Weinsteinile on see ootuspärane saak, ehk siis alt eest nurgas, pall käes. Ja kohe kontras üritatakse minna nüüd Sambe kaudu. Sambe on siis see täiendus, kes tuli suvel idee poolest Viimsisse, aga Viimsis esiliiga klubis võib välismaalasi registreeritud olla 3. Ehk siis oli vaja leida mängupaika ja Viimsis siis laenuga Kalevisse. Kalev andis paar oma meest vastu ja nii ta on. Nii et Sambet siin 50 tasub jälgida üpris terava jalaga. Ja noh, ega tegelikult see muud ründajõud Kalevil samamoodi ikka päris huvitavad, kui sul on Hongkongi ründaja koondis, Hongkongi koondise ründaja Udepulu-Surr, siis on mida jälgida, ütleb nii, et rahvusvaheline jalgpall on kogu täiega Eestis jõudnud. Pamiokolt siin nüüd ebaõnnestunud puude. Ja proovib Kalev uuesti oma read korda saada. Ja noh, nii palju nüüd näeme ka, et kui Kalevil paberi peal oli taga 4. liin ja Indrek Ojamaa oli siia vasakusse kaitsesse pandud, siis reaalsus ei ole üldse mitte selline. Kui siit Sambe läheb, saab turist mööda ka. Sambe hakkab juba kasti jõudma, Jüri Soon toetusest tuleb värava ette, tsenderdus ja see on Valneri jagu. Aga korraliku hooga siit said mehed praegu tulema. Ja mis on see reaalsus siis, mis Kalevi kaitseliinis vastu vaatab, on see, et on 3 keskkaitsjat ja Paluta ja Jüri Soon äärtel, kui siit juba tuleb 4. minutil Mark-Oliver Roosnup lööb 1-0. Ja täpselt nii lihtsalt see asi käibki. Teist korda Levadia rünnakul. Ja 1-0 tablool. Roosnupul ei ole nüüd sel hooajal neid väravaid nii palju tulnud. Aga siit tuleb. Ja lepitused kallitele ka teele lähevad. See mäng on saanud alguse, mida võis oodata, aga mida neutraalne jalgpallisõber kindlasti lootes mitte näha, ehk siis, et Kalev püsiks võimalikult kaua mängus sees, et oleks põnevust, aga suurepärane värav. Siin tuleb Mark-Oliver Roosnup ainult kiita Hugo Paluta sammuga mööda ja siis sealt tagumisse nurka. Tugev, väikese vindiga pall. Ja see on suurepärane värav. Aga Kalev jah siis mängib nii, et Ojamaa, Tuvacic ja Pamioko on siis 3 keskkaitsjat. Ja Jürisoo ja Hugo Palutaja on siis wingbackid. No, Hugo Palutaja on paberitega äärekaitsja, Taavi Jürisoo on
paberite kääre ründaja. Ja see tähendab siis seda, et kui taga on Kalevil 5. liin, siis keskel on 2 keskpoolkaitset ja siis on tegelikult täiendav ründekolmik. Ehk siis Sambe, Usta ja Udepulu Sorre. Udepulu Sorre siin võitluses jääb alla Tanel Tammikule. Aga selles mõttes et Kalev siis loodab sedasi eespool rohkem jõudu hoides leida kuidagi neid käike ette ja ülespoole ka. Ja eks saame näha, kas või kui palju see kaotusseisu jäämine varakult verest neid välja lööb ja kuidas sellele reageeritakse, sest tegelikult ju Levadia mängud enne seda nädalasisest duelli Floraga olid ikkagi ju pettumust valmistavad olnud, et Kaljule kaotati 1-2, Florale kaotati 1-3, Tammekaga tehti 2-2 viik. Ehk siis see seeria ei olnud Levadial väga hea, aga kuna nüüd nädala keskel Florat võideti ja Flora nüüd täna kaotas Kaljule, siis praegu liigub Levadia sellel kursil, et õhtu lõpuks olla Floraga samadel punktidel. Tõsi, seal omavahelised mängud räägivad Flora kasuks, ehk siis isegi võrdsetel punktidel on Flora tabelis veel eespool, ehk siis Levadial nii-öelda liidrikoha haaramiseks tuleb jätkuvalt loota, et Flora veel kuskil sel hooajal punkte kaotaks. Ja ise tuleks siis mängida maksimumi lähedaselt. Aga minna on veel palju ja minna on ka veel täna. Pomijoko klaarimine siit ei õnnestunud. Jean Pedro Taavi Jürisooga siin duellis. Turre. Ja kui vaadata praegu seda Kalevi koosseisu, mis väljakul on, siis hooaja alguse seisuga kuulus siit rivistusse 4 mängijat, nii et 7 uut pallurit täna väljakul võrreldes hooaja algusega. Need 4, kes siis algusest peale on Kalevi ridades mänginud, ongi Palutaja, Jürisoo, Šurögin ja Usta. Ehk siis Alo Perengrupp on saanud kõvasti täiendusi suvel. Ja kui juba täiendused tood, siis nad peavad ju olema head ja ühtlasi on nüüd siis ka väljakul. Aga esimesed 8 minutit on möödunud, ütleme nii, et ootuspäraselt. Ehk siis see palli valdamine on täielikult Levadia käes ja ega Vivatbetis enne mängu Levadia võidu koefitsient oli sisuliselt 1,0 väikeste pudinatega, ehk siis Vivatbet oli täiesti kindel, et Levadia täna siit võidab ja hetkel sellel kursil ka liigutakse. Roosnup. Arsen otsib ettepoole. Tambetuue. Jean Pedro. Ja see, et Kalev mängib wingbackidega, tähendab seda, et äärtel on väga palju ruumi, mida Levadia saab kasutada. Nüüd väravette sööt ja Pomijoko klaarib sealt. Pomijoko siis Soomes kasvanud, HJK akadeemia läbi teinud. Kalevisse tuli Rootsi tugevused 3. liigast ja tegelikult Pomijoko on mänginud ka Põhja-Makedoonia noortekoondistes, nii et rahvusvahelist tausta oi kui palju. Näeme siin seda väikest sikutamist ka. Ja Levadia ultrafännid on ikkagi laulu ja rütmilise plaksutamise ka palju võtnud, nii et tegelikult see jalgpallimelu siin A. Le Coq Arenal täitsa tore. Ainsalu. Usta seal korralikult pressi teeb, saab palli kätte ka.
ja noh, Ainsalu siis tõesti Flora vastu üliolulise värava lõi. No muus osas Ainsalu tänavune hooaeg ei ole võib-olla päris selline olnud, nagu mees ise ja võib-olla ka mõned teised oleksid oodanud või lootnud, aga Kurro Torrese usaldus see ei ole vähendanud, ehk siis Ainsalu üks nendest mängijatest, kes pea nagu raudpolt alati Levadia põhikoosseisus alustab. Tammike. Ja no Levadial kiiret ei ole. Ja noh, muidugi kui sedasi juba 11. minutil tempo nii alla lüüakse, siis see on tegelikult vesi Kalevi veskile, ehk siis mida madalam on tempo, seda paremini püsib Kalev mängus. Ja noh, ütleme siis seda aeglasemalt võib Levadia ise endale auku kaevata, et ega Kalev selle peale, kui Levadia seal enda väravast 30 meetri kaugusel palli hoiab, ega nad tingimata ju kohe tagant välja ei jookse, et sinna ruumi jääks. Et nendel ka ikka nii palju seda kannatust ilmselt on, kui nüüd siit Ojamaa väga halvasti loeb olukorda, Roosnup kastis, Roosnup lööb ja siin praegu tänu õnnele pääseb Kalev, aga jällegi väga lohakas olukord ka Kalevi poole pealt. Ojamaa ei teadnud, et Roosnup tal selja tagant tuleb. Ja arvas, et on kõik seal väga hästi kontrolli all. Tursin Tammetuuga üritas kokku mängida ja esimese hooga väga hästi ei õnnestunud. Mavretits. Pedro nüüd läheb täiskäiguga oma värava poole. Ei olnud tegelikult nii palju tal seda survet seljas, aga siit Mihkel Ainsalu suudab suluseisu jääda nüüd 13. minutil. Suluseis ka fikseeritud täna. Weinstein, Tubatškits tuleb ise keskele, tema siis ka üks kahest Paidest laenule tulnud mängijatest. Tubatškits siis koos Indrek Ojamaaga laenule siirdus siia Kalevisse selleks teiseks poolaastaks. Tammetuu samal ajal kastis. Pedro. Ääravahetus nüüd ei õnnestu kõige paremini, aga jõuab ikkagi kohale. Nii et Roosnup seal, Larsen. Larsen kolme mehe vahelt proovib läbi tulla, ei õnnestu palli kaotus. Indrek Ojamaa ettepoole, aga sööt on kehvake ja Alo Perengrupp ka sellega kõige rohkem rahul ei ole praegu. Ja nüüd on Kalevil varianti siit kontrasse tulla. Taavi Jürisov vasakut äärtpidi. Sambe teeb talle väike ruumi. Edevalt ja Sambe saab siit nüüd jooksu Porroga, aga sööt natukene liiga ette praegu Udepulusoorilt läks. Ja siin nüüd väga kõrged jalad. Ja Pedro vajab väheke arstiabi ka, Mavretits küsib, et jalaga ju vastu vead. Petruunin seal selgitab ka, et oli ju tavaline võitlusolukord. Valner siit klaarib. Ja Petruunini ja Udepulusoori vahele sealt Pedro jäi. Ja natukene siis sai Petruunini küünarnukki tunda. Punase kaardi kontroll, võimalik tõsine viga,
eks videomehed saavad kerida ka, aga ega siin selles mõttes ei olnud, et Udepulu-Sorril oli jalg üleval, tema pihta ei läinud ja Petrunin õhuvõitluses küünarnukk käis seal kaela vasta ka, mitte midagi sellist, mis siin vast väga tõsine asi peaks olema, eks ühel hetkel saame kordust ka vaadata, aga usun, et see kontroll saab üpris ruttu läbi. Käib veel selle asja ajamine. Osapooled räägivad, mis nad mõtlevad. Ja Lorenz kuulab. Kordust me enne nägime. Selle põhjal ei oleks miskit arvanud ja kontroll lõpetatud, ja. Ei olnud seal seda olukorda, nagu endale tundus ka. Udepulu-Sorr läks jalaga palli klaarima, ei saanud sellele pihta. Jäi Joao Pedro kahe mängija vahele, Petrunilt natukene käega vastu kukalt sai ja see täitsa tavaline mänguline olukord, nii et ütleks Üpros selle olukorra lahendanud praegu hästi. Kurro Torres Kristjan-Erik Lärega küll natukene jalgpallijuttu ajada tahab, aga nojah, käib asja juurde. Ja Levadel on täna ikka nii palju aega, et ma päris kindel ei ole, kas sellises tempos toimetamine täna nendele lõpuks nüüd nii palju kasuks tuleb. Muidugi aru saada, Flora vastu raske mäng jalgades võib-olla veel natukene, aga oli nii nagu oli. Kalev siit klaarib selle olukorra. Näeme veel siit ka. Tubaskit sealt Tammiku eest. Sai end keha vahele. Ja külje sisse vise jääb siit Levadiale. Ainsalu. Senderdus alla, Tambetuu rinna peale. Ojamaa blokis. Mavretits. Ja vasak äär on olnud täna Levadia poole pealt aktiivsem. Nii et Kurro Torres võib isegi natuke rahul olla sellega, et Vendel kaartidega väljas ja Tambetuu asemel seal vasakul äärel Roosnup alustada sai. Joao Pedro ja läheb tema jalast pall out'i, nii et külje sisse vise Kalevile. Alo Pärengrupp kaasa elamas, Mihhail Kulordava eemal mõtlikult jälgimas. Ja Petrunin nüüd päris hea sööt sealt ette Sambele, aga Sambe jätk ei lähe Mauretitsist mööda. Nüüd Kalevi pressing selles olukorras oli kehv, ehk siis paar mängijat jäid täiesti vabaks, nii et asjatu minek teiste poolt. Jüriso tagant läbi, Weinstein. Vasakuga ette. Otsib Sambet, leiab Sambe. Ja Petrunin nüüd kehvem lahendus ja Iborro jätab seal rahulikult Torresele. Tammetuu väga kõrgelt üleval, survestab, Ainsalu tuleb järgi ja Torres siit vile järel. Paneb palli võrku ka, Ainsalu ei ole rahul, näitab, et mängis keha. Aga Kalev peab sükestel momentidel ettevaatlik olema. Petrunin nüüd muidugi ei olnud maailma kõige parem omaks võtta, aga Ainsalu sealt tuli.
ja natukene siis liiga jõulise loomusega. Ainsalu jah, täna siis mängib nii-öelda kõige ründavama poolkaitse rollis, ehk siis Torres ja Mavretits on allpool seda mängu ohjamas, allpool sükest suurt keha täna vaja ei lähe, pigem üleval pool, et see pall seal pidama saada ja eks Ainsalul löök jalas ka, kui siit Turr mängib tagasi Valnerile ja Levadia hakkab uuesti tulema. Tammik püstsööduga otsib Ainsalut, Ainsalu pääseb jooksu ka. Suudab palli väljakul hoida. Karistusalas Jean Pedro ja Bubakar Tammeduu. Tuleb hoopis teise lainesse. Larsen. Larsen. Valutaja vasta, Larsen läheb sealt ise lööma, aga ei tule nii hästi välja, nagu tuli Mark-Oliver Roosnupul. Aga noh, selles mõttes on Kalevi jaoks praegu asjad kontrolli all, et 21 minutit mängitud ja ega nüüd Weinstein mingeid ulmetõrjeid pole pidanud tegema, et korra selle Larseni löögid enne võttis, Roosnupu oma ei võtnud ja muus osas see pall on Levadia käes, aga see on ka kõik, ehk siis ei ole see mäng nüüd nii ühte auku läinud, kui võib-olla selle kiire värava järel oleks võinud karta. Petronin, vasakul äärel on Jürisoo täiesti üksinda, aga sööt ettepoole Ustale ei kandnud vilja. Kalev peaks otsima neid diagonaale äärevahetusi siin. Levadia kaitses kompaktselt väga ühel pool. Ja see nüüd selge suluseis peaks olema. Turr lasebki mängida. Pamioko igaks juhuks klaarib auti, sellepärast et Tammeduu ilmselt poleks olnud. Ja pool esimesest poolajast möödas ja Levadia siis 1-0 peale. Pamioko klaaris, aga otse Torres jalale. Ja nüüd Mavretits otsis mingisugust liikumist sinna mängijate vahele. Ainsalu päris samamoodi ei mõelnud. Ja Kalevil jälle variantsid hakata üles tulema. No see üles tulemine ongi Kalevi jaoks kõige suurem probleem täna seni olnud. Weinstein pikaga. Sealt jätka Sambe suunas, Iboro jalaga vahel. Ja Jean Pedro hoidis palli koduõiskonnal. Larsen värava ette ja seal ei ole ommimehi, on Weinstein. Weinsteini avang nüüd kõige paremini välja ei tulnud. Ude Pulsoor ei suuda seal Mavretit sees palli võita, aga palutaja saab selle teise palli. Ja läks nüüd raskemat teed pidi ja ei õnnestunud, nii et palli kaotus. Ja seisab selle Levadia mäng samamoodi. Väga vähe liikumisi, väga staatiline. Ja see kõik sobib Kalevile, kui Levadia lihtsalt laseb sellised pikad pallid Weinsteini sülle,
siis on kõik hästi. Weinstein proovib vastu, Usta peale, Usta versus Tammik. 2 noortekoondise mängijat. Usta on kastis ka, nüüd on Kalevil variante. Udepulu-Soor jätab Palutu ajale, tsenderdus ka. Aga see takerdub. Petronin ja sealt Tammetuu praegu vahel. Pedro ja tempo jälle alla. Ja nüüd õnnestub Kalevil pall võita, aga Indrek Ojamaa sööt Ustale kehveke. Ja Tammetuu tuleb suluseisust. Aga mängime edasi praegu, mängime lõpuni Tammetuu ja lööb, aga suluseis. Oli teada, lasti olukord lõpuni mängida, et oleks vähemalt võimalus. No ja nüüd siis vaatame videost ka üle, kas siis ka nägi Erko Liiv õigesti. See on see tänapäeva jalgpallivärk, et kohtunikul tegelikult lipp oli ammu püsti. Aga lasti olukord lõpuni mängida. Ja meelega vaataks isegi kordust. Nii. Ja, suluseis. Selge suluseis, nii et Erko Liivilt hea töö. Ja ütleme nii, et praeguse seisuga siis võime oma kohtunikke usaldada rahumeeli. Pole seda videot alati vajagi. Aga Kalev jõudis siis ka korraks teise värava alla ja ega rohkemat seal ei olnudki. Iborral nüüd väga palju ruumi palliga tõusta. Aga tempo alla ja hakkab tagasi minema ja Sambele tahtis juba jala peale lükata. Kurra Torres ka natukene vestleb sellega oma abilistega selle intsidendi järel, et miks mängija küll nii mõtles tolles olukorras. Muidugi Torresel täna on neid mehi, kellega seal vestelda natukene vähem selles tähenduses, et Vincente Soto, tema kõige peamine abitreener, on siis täna eemal oma keelukesega, mis ta siin vahepeal sai, nii et selles mõttes hispaaniakeelset juttu pingi peal täna Torresele vähem vastu tulemas. Taavi Jüriso. Tsenderdus kasti. Palutaja ei saa seda palli kohe kontrolli alla. Šurögin. Ojamaa. Otsib tsenderdust. Tuleb. Tammik vahel. Ja Mavretit saab sealt peaga jätkatud. Ja Levadia tuleb välja ja Tammetuu tahab jooksu pääseda, aga Dražen Dubaškits on vahel. Ja Bosnia-Hertsegoviina mees siis tuli ikkagi väga suurte lootustega. Oi, kuidas Samme praegu siit selle olukorra maha magas. Söödeti talle jala peale pall 35 meetri kaugusel väravast, aga läks pall jala alt läbi ja 1-1 tormamise asemel hoopis palli kaotas. Aga Dubatskis siis jah, tuli Paidesse sellise moega, et nüüd on leitud mees, kes suudab jalaga hästi mängida 1-1 duellides tugev. Et võiks olla selline põhimees, et kohe on, aga rohkem paistis silma mingisuguste veidrate kaardikeste ja asjadega ja ei läinud päris nii, nagu oleks lootnud, mõned terviserikked ka vahele ja täna siis Dubatskit siin. Weinsteini libisemine praegu ohtlikuks ei saanud.
aga sügisesel murul seda ikka juhtub. Pamioko nüüd jälle jala kohal. Roosnup vasakut äärtpidi, ise kastis, löögi kohta, otsib ka. Praegu ei leia. Ja keerutab seal 3 mehe vahel, nii et tuleb palli kaotas ja Usta ees jooksu, aga sööt on nii tammiku peale, et seal oli Ustal raske midagi teha. Tammik. Mavretits. Roosnup. Siit jälle tuleb Tammetuu värava ees, aga seal on taaskord Tubaškits. Ja kus nüüd natukene tegi oma jalale liivistamise liiga, vist mitte. Lihtsalt frustratsioonist, kuidas need pallid sinna läbi lähevad. Pedro. Ainsalu otsib sealt Tammetuud, leiab ka Tammetuu veel, aga Pamioko vahel. Ja ei saa Kalev ette seda palli pidama. Vahet pole, kes proovib, aga noh, Levadia ka kingib lihtsalt vastu. Sambe nüüd saab siin pöörata ja Porras saab juba mööda, aga Tur tuleb appi ja Valner kindla peale viib ettepoole. Pedro võtab palli alla ja saab Petruninist mööda. Aga väliskülje sööt ei läinud praegu siit läbi Roosnupale. Udepulu-Saar. 13 minutit tavapoole lõpuni minna. Levadia jätkuvalt 1 peal. Ja Jüris on nüüd ettepoole, Ustat otsib, Tammik jälle vahel. Petrunin ettepoole. Sambe, Udepulu-Saar vahetab nüüd hästi ääre, Palutaja, nüüd on ruumi. Tuleb ise keskele, otsib värava ette. Ikka Usta on seal 16 kasti peal, Palutaja veel otsib, aga läheb natuke liiga tihedaks see asi. Liiga tihedaks läheb see asi ja nüüd Petrunin teeb siit Ainsalu vastu vea. No oli tegelikult Kalevil seal ääre peal see ruum olemas, Palutaja tuli ise keskele. Ehk siis tõmbas ruumi kokku, see oleks olnud okei, kui oleks sealt kohe lööki otsinud, aga olukorras, kus ta seda ei teinud, siis jooksis nii-öelda peaga lihtsalt vastu seina. Iboro otsib püssööduga Edgar Turri, lipp püsib all ja Weinstein käes. Nüüd tõuseb ka lipp tagant järgi. Weinstein avab. Udepulu-Saar pikendas, aga Mavretits sai sealt teise palli. Nüüd Tubaškits ja ei ole seal Kalevi mehi. Roosnup suluseisust. Ja Soto siis ka siit tribüüni pealt Kurro Torresele natukene mõtteid teele saatis, aga ei arvanud, et Torres praegu kõige rohkem nendest.
Šurõgin saab nüüd eespoolt jooksu, siit on nüüd variant tekkimas, aga Valner kastist väljas ja kenasti sööduga vahel. Kalev on nüüd saanud selle palli natukene kõrgemale. Et esimesest tsoonist ollakse päris tihti juba teises tsoonis. Ja natukene juba flirditakse ka kolmandasse tsooni jõudmisega, aga siit tuleb jälle Levadia. Torreselt senderdus tagumisse tsooni, palutaja hästi jätab rinnaga Weinsteinile. Ja see oli nüüd hea enesekindel tegutsemine. Weinstein avab jälle kiirelt. Usta saab palli alla. Jürisoo on siit ruumi tõusta. Võtab ise kiirusega ette Sambe. Teine laine ja nüüd paremalt äärelt on tulemas toetus ka, aga Šurõginikene paneb lihtsalt selle palli Valnerile. Ja seda ei saa Kalev raisata, et kui sa juba jõuad sinna kolmanda tsooni peale, siis peavad need lahendused olema targemad mängijatel. Ja nüüd Sambe jättis hästi Udepulužoorile ja Sambe saab nüüd jooksu. Iboro on seal, Iboro ikka ja Iboro jääb selles olukorras peremeheks. Oli väga lähedal Kalev, et siit nüüd korraks pääseda. Aga Viktor Iboro ka piisavalt kiire, piisavalt tugev. Ja siin te näete, toodi see loo ajal Levadiasse justkui tulevikuprojektina, aga reaalsuses on saanud olevikuprojektiks. Ja ütleme nende füüsiliste eelduste pealt ilmselt nüüd väga mitmeks aastaks Eestisse mängima ei jää. Valner püssööt ette, hojama seal vahel Weinsteinile ja kõik kontrolli all. Ja Kalev ikka pikaga otsib. Tammik võtab reiega maha ja ei ole täna Ustas edasi palliga jooksu pääsenud. Tur tuleb. Roora vastu olulise värava lõi. Pedro nõrgema parema jala peale. Sealt senderdust ei tule. Ja Torres nüüd söödab Udepulužoorile jalga ja nüüd saab Usta jooksu ja Udepulužoor tuleb ise teise lainesse ka, aga sööd selja taha. Sambe aitab hädast välja, aga tuleb sealt nooruke Carlos Torres ja jälle on Kalevi rünnak luhta läinud. See kõik oli juba olemas. 3-2 minek sisuliselt, aga sööt natukene selja taha ja jälle olukord läbi. Ja Levadia saab hakata jälle otsime siis oma käike. Ja Tammetuu jookseb tõenäoliselt taaskord suluseisus, aga olukord mängitakse lõpuni ja küljevõrku. Ja suluseisu lipp ka üleval. Nii et Tammetuu siin juba 3 korda Erko Liivi pannud lippu tõstma. Väärengrupp siin suhtles siis Daniel Meieliga. Meiel siis toodud mõned mängud tagasi. Uuesti oma nõu ja jõuga siis Kalevi esindust aitama. Õnnestus paar sõna taga vahetada, nii et võistkonnal on abi vaja ja seda ta siis siin pakub, kui Sambe nüüd on kastisse Sambe! Ja ei lähe see pall mööda sealt Tammikust ja nüüd Jürisoo! Ja toob Valner posti kõrvalt palli ära. Nüüd oli Kalevil 40. minutil 2 suurepärast varianti. Kõigepealt sambatas Sambe end karistusalasse. Seal esimese hooga Tammik ees.
ja siis tuli Jürisoolt teine katse. Siit Tammiks tuli suurepäraselt. Jürisoo näeb, see tagumine post on seal olemas. Natukene madalalt, nii et Valner jõudis sinna hästi. Oli pall muidu täpselt posti kõrvale minemas. Ja siit nurgalöögi järel nüüd Kalev kaotab palli ära. Aga Pamijoko on esimesena all ja kõik kontrolli all. Ja nüüd saab Usta! Ai. Hästi avanes Usta. Jürisoolt täitsa korralik sööt ka, aga ütleme, et natuke liiga palju oli vinti peal, nii et pall keeras Ustal eest ära. Aga Kalev on saanud siin viimase 10 minutiga üha rohkem mängu sisse ja Levadia palli valdamine on jäänud siin enda väljaku poolele ja pigem on siis Levadia see, kes tulnud kontratega. Weinstein siit püüab Tambetuu ürituse. Ja kohe kiirelt jälle ette. Tammik ajal. Ja teist lainet nüüd Kalevil järgi ei jõudnud seal kaitsest. Ja 4 minutit avapoole lõpuni. Ja jälle. Sõudab Levadia palli lihtsalt auti. Et ei suju siin praegu ründemäng nüüd kõige paremini. Ja no mõistagi Kalevile annab see kõik indu juurde. Siin on vaja ühte õnnestumist ja ollakse jälle elus. Küll sisse see jääb Kalevile. Petronin. Jürisoo on olemas. Tuleb Pamijoko kaudu. Ja Pamijoko otsib ette Ustat. Nüüd see pall kukub ka Ustale. Usta on kastis. Usta on ikka kastis, aga teeb seal vea Tammikule, astab natuke jala peale. Nii et sinna see läks ja kui siin korraks vaatasin ka, et miks see Pamijoko siin ette seda palli keevitab, et tegelikult Jürisoo on siin olemas, siis tasus panna, et läks ikkagi jälle natukene ohtlikuks, et Kalev, kuigi seal väravate jõudes rohkem on praegu need asju ära munanud, kui päriselt ära kasutanud, aga ikkagi mingi teatav värin või võbelus sinna tekib, nii et selles mõttes arusaadav, siis võib ju proovida. Ja nüüd eriti kõrge pall kukub siia Joao Pedrole. Jürisoo suunab parema jala peale. Läheb ikkagi Joao Pedro keskele. Tammetuu ja kaotab ära palli Šurõgin. Nüüd Usta jooksus Tammikuga. Ja Sambe läheb, aga ei saa ka seda palli kaasa, nii et ikka sinna kolmandale kolmandikule jõudes, kui isegi moment on olemas, siis see söödu kvaliteet jääb praegu soovida ja vahet pole kelle poolt. Ükskõik, kes Kalev meestest sinna kolmandikule jõuab, siis ei tule seda täpselt sööta. No lihtsalt ei tule. Ja Levadia mäng seisab jälle. Praegu nüüd isegi keskpoolkaitsed ei taha palli küsima minna. Valner paneb Larsenile vasakul äärel. Ja avapoole viimane minut on käima läinud. Ja siit täna meil tuleb lisa ka, nii et siin on natuke seda video vaatamist olnud. Nii et 2 üleminutit paistab praegu meil avapoole ajal juurde tulevat. Ja saab Ainsalu keskväljalt vea kätte. Natuke sikutamist seal oli.
Larsen. Ja no Levadial on eest nii vähe liikumisi, et see on lausa kriminaalne. Ja noh, siis need asjad lõppevadki nii, nagu nad praegu lõppevad. 2 üleminutit, Kristjan-Erik Lääne ka nüüd oma esimese poolaja kõige olulisema töö ära teinud. Usta jätkab, aga Mavretitsile teine pall Tubatšitskile. Usta läheb sealt ikka. Aga sinna söötu ei tulnud. Palutaja. Ojamaa. Ojamaa Tubatšitskile, see on nagu Paide trenn praegu. Püssööt ette. Sambe. Saab Ustale lükatud, Torres seal libega vahel. Ajab naerma selline pallikäsitus Levadia poole pealt. Ja ma lausa ütleks, et see, mis praegu toimub, on natuke naljakas. Pamioko siin peaaegu, et Weinsteinilt sai värava söödu. Aga no Levadia mäng logiseb, ütleme siis kuidagi pehmelt, et praegu Kalev on viimased veerand tundi olnud rohkem mängus sees. Tõsi, õnnestumisi on vähem, ütleme, et jah, et Levadial ju isegi siin mõned löögid on selle ajaga õnnestunud sooritada. Aga see mäng ei ole praegu valitsevale meistrile vastav. Aeglane, uimane ja kaunis passiivne. Aga Kalev tahab. Aga esimene poolaeg saab siit oma lõpuvile, siis Levadia 1 hetkel asetsetakse. Ja noh, kas siis see on lahendus, kuidas vastu saada nende Kalevi tulemistele, mis siin viimasel ajal olnud on. No, reaalsuses vaatame, kas Peetson on rohkem nagu alumine poolkaitsja või lähebki päris kolmeseks asi, kui siit Kalev ikkagi tahab hirmsa hooga tulla. Ja kollane kaart, mängu esimene tuleb siit Udepulu-Soorile 46. minutil. Ja Tammik saab kohe vopsu vastu, nii et väga huvitav taktikaline lüke igatahes Kurro Torrese poolelt. Et olukorras, kus sa 1-0 juhid tabeli viimase Kalevi vastu, sa võtad oma esimese poole kõige ohtlikuma mehe välja. Ja noh, siit näeme jah, Tammik ise seal omale haiget tegi, aga Udepulu-Soor läks seal jalg ees, nii et selles mõttes kõik õige. Aga jah, et võtad kõige ohtlikuma mehe ära, tood kaitseva asemele. Et kas ta siis toob selle tulemuse või mitte, igatahes jälgime huviga. Vaatame siis rivistused üle ka. Levadial väravas siis Valner, kaitseliin paremalt, siis Turri, Porro, noh, Peetson, Tammik, Larsen, keskväljal Mavretits, Torres ja Ainsalu ja eespoolt leiame veel Jean Pedro ja Boubacar Tambedou. Nii et kuidas see kõik siis füüsiliselt olema saab, eks seda jälgime siin väga huviga. Aga Kalevil siis Weinstein väravas, paremal Palutaja, 3 kaitsjat keskel, Indrek Ojamaa, Dražen Tubatškits, Amiolo Pamioko ja siis Taavi Jüriso vasaku ääre peal. Vaatame siit, Tambedou tuleb teravalt värava eest läbi teisse lainesse, Turr sinna ei jõua. Kalevil siis keskväljal Petrunin, Šurögin ja eespool siis, kui Jüriso siit klaarib, siis eespool Udepulu-Soor, Usta ja Sambe. Tubatšitšil seal natukene hüppeliigesega
mure, aga arsti vaja ei ole, ütles. Lüvikse sööduga mängib Levadia selle olukorra lahti. Pedro ei taha parema kohe alla panna, paneb vasakuga ja Ainsalu lööb ära 48. minutil. Vähem kui meetri pealt täpp-in, jalg vastu. Ja 2-0, nii et ükskõik mis, need muudatused on end juba õigustanud. Ainsalu on täna üleval pool mänginud. Curro Torres võib rahul olla ja ei läinud Pedro siis paremaga seda tsenderdust andma, läks mööda joont edasi, vasakuga teravalt värava ette ja Ainsalu lihtsalt jalg vastu, kõik tehtud. Nii, siin tuleb nüüd vaadata, ega suluseisu ei ole, vist ei ole. Tuleb ja sealt hops. Astus siis Petrunini selja tagant Ainsalu välja. Ja vasak jalg sisekülg ja lihtne värav. Ja no, Levadia siis mängib kuidagi 5-2-3 asetust või midagi taolist ja Mihkel Ainsalu on siis sisuliselt tipuründaja. Et kuidagi nii võib seda olukorda praegu väljakul kirjeldada, et Ainsalu on ees üleval tipus ja Tambedu ja Pedro siis tulevad äärte pealt. Nii et siis ütleb, et Ainsalu lõi siis tipuründaja likult värava. Ja nii palju siis sellest kontrollivast keskpoolkaitsest, kelle me teda koondisest tunneme ja nii edasi, aga Petronin viib siit Jürisaale. Ja Ojamaa vist on sunnitud tagant läbi minema, jaa. Surögin. Ojamaa. Petrunin. Mauretis tal seljas, vasakuga viib ettepoole, aga ei olnud väga hea sööt ja läheb auti ka. Surögin, ettepoole veel, Usta on kastis, Usta on seal! Usta hoiab seda palli, hästi hoiab teises laines, nüüd on löögikoht olemas, aga Udepolsori löök saab blokeeritud. Palutaja jätab palli Kalevile. Tahtis paremale Ojamaale lükata, aga ei saanud seal kohe. Ja ei jõua selle pallini. Praegu ka Pamioko. Nii et saab külje sisse viske Levadia. Torres ettepoole, siin nüüd võiksid suluseisud vist olla, aga läheme lõpuni, Tambedu teeb väga veidra lahenduse ja seejärel Sandra Nigulis tõstab lippu ka. FIFA kategooria abikohtunik. Seal tundusid küll et nii Ainsalu kui Tambedu mõlemad olid suluseisus. Ja Ainsalu siis jätkab Levadia keskmise ründemehena. Ühesõnaga 5-2-3 on siis asetus, mida Levadia mängib. Ja see on siis identne sellega, mida Kalev mängib sisuliselt, nii et mõlemad siis nüüd Curro Torrese vahetuse järel peegeldavad 11, mis tähendab, et siis idee poolest peaksid suutma neutraliseerida sellega vastase. Mavretits. Rünnakule minnes muidugi Levadia jääb 2 taha. Tambedu, Ainsalu kastis.
Tammedu ikka. Teise lainesse Torres ja mööda. Oli vasak jalga vaba, proovis. Täpsusest ei vajaka. Siin siis Levadia noored ultrad. Ja oma vahel ka poisid kemplevad. Ja Torres nüüd eksib sööduga. Usta ettepoole. Sööt vastase jalale. Ja Larsen viib tagant Valnerile. Ja ei ole praegu Levadial keskpoolkaitset, kes seda palli tahaksid. Nii et Valner avab pikaga Turrile jooksu. Ja muidugi selles olukorras, kus Peetson on ka taga turvamas, siis saab Turr nüüd veelgi jõulisemalt tõusta. Turr, Ainsalu. Ja Pedro. Teises laines on mehed ootamas. Ja Pedro läheb veel ikka ise. Nüüd leiab Larseni. Ja löök, blokeeritud. Torres veel ja värava eest läbi. Torres tõsise näoga. Kulur Taava käib ka seal vahetusmängijate juures jalutamas, nii et ju sealt poolt näeb paremini. Nüüd Kalevi äärevahetus ebaõnnestub, aga palutaja võidab palli tagasi. Usta, aga selja tagant tuleb Peetson. Ja noh, Peetson siis selles mõttes natukene on nagu siuke libero roll, et kui nüüd kaitses seda surutaks, siis vajuvad kolmeses, aga muus osas on siis natukene kahest teisest keskkaitsjast eespool või ütleme, see astub julgemini keskelt vastu. Ja 10 minutit teist poolaega mängitud. Ja Levadia taaskordne kiire värav on siis see, mis on siin seda skoori muutnud. Tammedu kastis ka, tahab ikka oma parema jala peale minna. Nüüd võtab vasakuga ja Weinstein tõrjub. Ja Weinstein klaarib ka. Valner väga enesekindlalt toimetab. Sambe oli lähedal, aga kõik jäi kontrolli alla. Valnerilt pikk avang Tammedu suunas. Tammedu saab selle palli alla ka, Weinstein väljas. Ja ameeriklane klaarib ära. Kurra Torres näitab Valnerile, et väga hea sööt, täpselt nii ongi vaja. Ainsalu, Mavretits. Turr tuleb ise. Larsen võtab sealt ette palutaja, värava ette ka ja Ainsalu proovis sealt kuidagi parema jala välisküljega
palli väravat ei jätta, aga läks see sealt läbi. Ja Usta ei saa jooksu, on see duell täna Tammikuga olnud tuline. Ja pigem seni kukkunud siis Tammikule need momendid, aga Ainsalu eksib sööduga ja siit on nüüd variant Kalevil tulla, Šurõgin. Sambe läheb Ustaga ja ikka see sööd natuke liiga tugev ja oli suruseisust ka Usta seda puhku. Ja siin teda näete, Kalevi suurim väravakütt. Hirmsasti kõmmutanud sel loo ajal. Aga täna veel nulli peal. 12 liiga väravat siis. Rohkem kui ühelgi Levadia mehel. Levadial on siis Tammeduu 8 peal, Pedro 9 peal, Adžiri 10 peal. Ja Adžiri, kes on hirmsasti neid väravaid just nimelt ka Kalevile ladunud, istub täna jätkuvalt pingil, nagu ta viimastes mängudes istunud on. Ehk siis Musaba ja Adžiri, kes siin suvel ja võib-olla ka natuke varem olid Kurra Torrese väga suures soosingus, on praegu pildilt täiesti ära kadunud ja viimastel aegadel istuvad lihtsalt mängude kaupa pingil. Ainsalu ei saa praegu Tubatšitsist mööda. Peetson. Tammeduuga ei õnnestu sein nüüd kõige paremini, aga Tammeduu saab palli Levadial tagasi. Ainsalu ja Tubatšitšile. Oi. Ei lähe seal keegi pressi ka. Tubatšits võttis värava poole ette omale, aga siis sai pidama ka ja kas Usta nüüd pääseb jooksu? Pääseb, pall väljakul, värava ees sõbrad ootamas, Usta otsib ka, tuleb sinna teisse lainesse. Ja Sambe. Iboro seal seljast tal. Pall jääb Kalevile, Petrunin ette ja jälle kehv lahendus. Petruninil endal ka käed vabanduseks püsti. Ja Kalev raiskab siukseid momente. Usta tegi seda puhku juba kõik ära, aga tsenderdus siis ei olnud piisavalt täpne, et oleksid kaaslased saanud kohe löögina rünnata seda. Käis pall tagant läbi ja siis oli jälle kaotus. Ja nüüd Ainsalu läheb üks-üte, Ainsalu saab siit Mavretitsi söödu järel kasti ka, otsib veel sealt kõrvale ja nüüd Ainsalu paneb samasuguse vastu nagu Kalevi mehed panevad. No veider vaatepilt ka, kui Ainsalu seal süstib liini taha ja ütleme nii, et natukene pidi praegu põlvedel toetama ka ja natukene hingama. Larsen saab vastu jalgu, aga läheb edasi, otsib veel Tammeduu ja olemas! Aga suluseis, taas kord suluseis. Ehk siis Tammeduu täna juba vähemalt teist korda lööb suluseisust värava. Samal ajal valmistub käikudeks ka Kalev ja kui sul on väravat vaja, siis Ats Purje on see. Ja, siin ei ole küsimust ka, 2-meetrine suluseis. Nii et kõik väga hästi ära nähtud. Nii, ja Kalevi vahetused tulevad Tšetšugov ja Purje ja tulevad ära siis Daniel Usta ja Indrek Ojamaa. Nii et üks keskkaitsja ja üks ründaja ära. Üks tavapärane nominaalne äärekaitsja ja ründaja asemele. Nii ja ei hakka siin midagi tegema ka kohe riietusruumi ja Usta päris pahase moega. Võttis kõik võtmed, mis võtta sai ja vihast lõi peaaegu, et hüppeliigese ära omal praegu. Väga pahane Usta selle peale, et hetkel välja võeti. Ja ilmselt ka selle peale, et täna siit rohkem ei õnnestunud miskit saada. Punast kaarti meil ka kontrolliti, aga see kontroll mõõdus ilma erilise tähelepanuta, sest ega siin midagi niisugust ei olnud ka, mis
oleks meil väga palju meie tähelepanu võitnud. Nüüd Udepulu-Žor siin lõi natuke jala ära ja jäi maha ka. Ikka veel on maas ja nüüd Lorenz läheb vaatab üle. Aga Kalev ei mängima nii, nagu nad on mänginud, ehk siis Tšetšugov on siis sarnaselt Ojamaale ikkagi see parempoolne keskkaitse. Mavretits. Petrunin. Purje tahab minna, nüüd tuleb Petruninilt sööd ka. Tammik peaga vahel. Ja pall jääb väljakule siit. Tambetuue. Petrunin. Ja saab Tšetšugov palli kätte. Petrunin nüüd leiab hästi Purje. Väravas sõbrad ootamist tuleb sööd ka. Aiborra vahel. Ja tõuseb ka Erko Liivi lippe. Ehk siis suluseis. Purje jah seal piiri peal noolis seda minekut. Tammik. Ja Levadel jälle kiiret ei ole. Mavretis nüüd küsib vastu. Ivoro ise läheb. Ja Pedro. Peetson tuleb ka vähe aktiivsemalt rünnakule. Carlos Torres otsib veel Peetsonit, Peetson kastis, Peetson ikka. Aga noh, seal päris nii ei õnnestu, et palju ühelt poolt, ise teiselt poolt. Torres. Levadia natukene on väljakul tegutsemisele kiirust juurde lisanud. Ja sellega näeb kõik kohe nende poolt palju parem välja ka. Tammetuu säilitab mitme vähe vahel palli. Peetson leiab Turri. Turr versus Jürisoo. Võtab ette, teravalt värava ette, Vaiste tõrjub ja saab sealt. Tšetšugov selle palli ära blokeeritud. Vabandust, oli see Duvalšits, kes selle palli sealt ära blokeeris värava eest. Ja Duvalšits jäi praegu õige koha peale. Näeme siit kordust ka, terav pall värava ette, Weinstein tõrjus värava ette, Tambetuu lõi. Ja Tambetuu jätkuvalt täna väravata.
Dubackis jälle. Hästi sai Ainsalu hakkama. Šurõgin. Purje. Aga sööt ei jõudnud sealt Šurõginile kohale. Peetson tuleb siit vastu ja ei saa minema. Ja Petrunin on nüüd täiesti rahul olematu, miks siit talle kollane kaart tuleb, sai puhtalt palli näitab. 69. minutil. No, vaatame kordust. Jah, sai palli. Ja siin siis Vipis oli näha viimaseid kodanikke, kes veel päikesepaistet staadionil tunda saavad. Sügisene aeg, päike on madalal. Mõned ajad tagasi euromängude aeg oli veel 9 ajal ja nii. Tribüünid päikest täis. Aga sügis tuleb ja valgus kaob. See ilma tiraka ka siis teile ära öeldud kodudesse. Hästi nüüd Purje toimetab Tammikuga. Ja saab palli Kalevile. Aga ettepoole jälle see sööt ei lähe sealt. 21 minutit normaalaega minna. Ja kas see võiks nüüd siis olla variant, et viia pikad mehed kasti. Petrunin tulebki allapoole, keskkaitsed üles. Levadia väga kõrge liiniga. Tuleb tõste ka. Ja no raisatud moment. Pedro versus Petrunin. Ei hakka 1-1 võtma. Vahetab äärt Larsenile. Larsen ühe puutega kohe Tambetuule. Tuleb ise toetusesse ka. Tambetuu keskele. Oi. Nüüd siis juhtus asi, mida Eesti jalgpalliskeenes nimetatakse Tafka pommiks. Ehk siis legendaarse FC Kuressaare palluri Taavi Asarevi löök. Sihib väravat, lööb küll jauti. Tambetuu tegi ära. Artur Kotenko. Levadia süsteemis väravahte treeniv mees jälgimas siis ka. Eemalt kõike seda, mis toimub. Larsen. Mavretits ja seal Dubackis jälle ees. Kui rääkida muidugi legendaarsetest Kuressaare jalgpalluritest, siis tükk aega pole A. Le Coq Arenal seda Sander Viira legendaarset tegu näha saanud. Viira on siis üks nendest vähestest, kes on suutnud A. Le Coq Arenal ka palli välja lüüa. Tribüünid siin suhteliselt kõrged, aga on vist korra juhtunud. Edgar Turr, paremat äärt pidi täna pall värava ette ja seal Dubackist jälle vahel ja no see mees on täna tassinud seda Kalevit seal. Mavretits otsib Ainsalu ja teine Ainsalu! 3-0 73. minutil ja tipuründaja Ainsalu näitab, et kui on väravaid vähe, pange ettepoole ja tuleb. Lõi siin kohe teise poole alguses ja nüüd 73. minutil veel ühe otsa. Ja saab nii ka. Mavretits
tuleb siit, näeb seda Ainsalu jooksu, suluseisu ei ole, väike tõste ja pall võrgus. Mavretitsile väravasööt, suurepärane kerge tõste, varvas alla. Ja suurt tähistamist Ainsalu poolt ei näe, aga nii ta on. Ja vahetused ka. Mavretits ja Tambetuu välja, nii et Tambetuu jäigi kuivale. Ja Liivak ja Adžiri tulid siis väljakule. Nii et 74. minutil need vahetused ka. Ja Ainsalu nüüd tundub, et alandati siis väljakul keskpoolkaitse koha peale. Nii et jah, nüüd Ainsalu koos Torresega seal keskväljal, Peetson ka seal kuskil neid altpoolt toetamas. Ja Liivak siis on taaskord vasaku ääreründaja koha peale, ehk siis on ka oma paremkaitsest ülenduse saanud ja Adžiri siis on nüüd ise seal tipu koha peal. Siin vist väike suluseisu variant oli ja täpselt nii. Ja Kalev ka vahetab, Švedovski on tulemas ja Lamin Tšadov on tulemas. Nii et üks kaitsja ja teine ründav poolkaitse. Aga jah, 3-0-ga on mäng tehtud. Ja näeme vahetuse põhjuse ka ära. Abiola Pamioko on seal krampidega maas, nii et sinna siis peaks loogiliselt võttes vahetus minema. Aga plaan siiski ei olnud selline. Plaan oli teistsugune. Ehk siis Jallo vahetus pidi tegelikult tulema Udepulu-Žori asemele. Aga nüüd siis, kuna Pamioko on krambiga maas, siis mängitakse ringi, tundub. Ja ei lähe veel vahetamiseks. Nii, Tšallo nüüd ikkagi tuleb. Švedovski paneb jope peale tagasi. Paneb Švedovski jope peale tagasi ja läheb. Nii, Pamioko on väljaku kõrval. Kalev on praegu siis vähemuses, et Taavi Jürisoo on siis üks äärmiseid kaitsemänge. Nüüd Petrunin sai aru, et sinna peab keegi veel tulema ja võttis ise Pamioko koha. Ettepoole otsitakse Sambe, ei saa seda palli kaasa. Ainsalu. Nüüd siis jälle endale tuttavas positsioonis. 2 väravat täna kirjas. Ilma nendeta oleks kõik hoopis teine. Peetson. Ja nüüd jah, Peetson saab rohkem toimetada alumise poolkaitse koha peal, kui et kolmanda keskkaitsena mäng võimaldab. Tammik siit vahel, palutaja. Aga puude on nii pikk, aga
Peetson nüüd klaarib vastu Paluta ennast, aga Valner saab siit selle endale. Ja Skvortsov ka tulemas Levadia poole pealt. Nii et Joao Pedro mäng siis loogiliselt koha järgi võttes võiks hakata läbi saama. Samal ajal Purje siin. Nii, ja nüüd Kalevi üks vahetus kahe asemel. Ehk siis Pamijoko ära Krambiga ja 79. minutil siis Mamadou Lamin Tšallo tema asemel sisse. Nii et Svedovski istutati maha ära ja sinna ta jäi. Ja Ainsalu tuleb siiski hoopis ära 79. minutil, kahe värava autor. Ja Maksimilian Skvortsov tema asemel sisse, nii et Ainsalu tööpäev suurepäraselt tehtud. Ja muutus nüüd siis nii palju, et Skvortsov läheb ise ründesse tippu. Adžiri läheb paremale äärde ja Joao Pedro tuleb siis keskpoolkaitsesse. Kui siit on nüüd Kalevil ka variant, aga ei taheta lööki võtta. Jürisoo ikka ei taha võtta ja nüüd Udepalašov ja Ants Purje lööb ühe tagasi 80. minutil. Ja nullimäng on Levadialt röövitud. Ants Purje saab siit kätte ja näitab, et vanus on ainult number. No, vaatame kordust ka veel. Palutaja tuleb siit. Udepalašov esimese hooga ei saanud minema. Palutaja lükkab, seal ei ole suluseisu ja ka siin ei ole suluseisu. Ants Purje tuleb, lööb. Ja Kalevil väikene usk võiks nüüd olla tagasi tulnud. 10 minutit ja 2 väravat vaja. Suurepärane ajastus siit Ants Purjelt. Ja oi, siin on nüüd Šetšugovil väga valus, Liivak hoiab ka kinni. Lorentsil käsi taskus, ootab. Mõlemad mehed saavad kõvasti ravi, aga kaart peaks minema Liivakule. Punase kaardi kontroll juba käimas. Väga kõrge jalaga Liivak tuleb seal hüppeliigesesse. Annab kollase, aga kontrollitakse punast. Aga no ilmselt, kuna jalad nii-öelda olid õhus ja läks nii-öelda jala alumisse ossa, siis ilmselt jääb kehtima. Oleks natukene kõrgemale läinud, siis võiks juba päris punast vaadata, aga Lorents laseb veel natukene oodata. Ta on siuke piiripealne olukord. Ma arvan, et oleks ta siit andnud punase, siis läheks samamoodi kõik jõus edasi ja ei oleks küsimust. Ja läheb vaatama, läheb ikkagi vaatama. Ja Frank Liivak ei suuda seda ära uskuda. Aga Tanel Üpras on kutsunud. Kurro Torres ütleb impossible. Ja okei. Ja läks ikkagi jalg sinna üles poole. Ja siit saab anda küll. See läheb sinna hüppeliigesesse talde ees. Ja selle pealt saab anda küll. Nüüd on jah, et mis hetkel, kui see on praegu kontakt, nüüd on teist nurka, et kas on kontaktipunkt see. Et kui see jalg läheb selle koha peale, siis on see küll punane kaart. Nüüd oleks vaja teist kaamerat sama nurga, teise nurga alt samas hetkes.
või see läheb ikkagi sinna nagu rohkem putsa pihta. Vist ikkagi sinna putsa üles hüppeliiges. Oleks vaja vahelduseks teist nurka vaadata. Liivak ootab. Ja kerime muudki praegu siit seda ühte ja sama nurka. Lorents vaatab seda ühte ja sama praegu. No siin oleks vaja väike nurgavahetus teha hüprusel. Aga tundub, et piisas sellest. Ja tühistab kollase ja siit Levadia on vähemuses. Ja Frank Liivaku mäng saab nii kiire lõpu. Punane kaart 84. minutil Frank Liivakule. 3 minutit vaadata siin asja üle. Ja Levadia on vähemuses. Ja Liivaku mäng kestis siis täna 10 minutit. Ja kui miski saab anda Kalevile indu juurde, siis see, et Levadia on 10-kesi ja Levadia on juba väga palju ka vahetusi teinud justkui, sest kõik tundus nii kindel olevat. Kõigepealt Purje lõi ühe tagasi, siis Liivak sai punase otsa. Ja noh, ütleme nii, et on võimalik seda ebakindlust siin süvendada. Üks õnnestumine kiirelt ja siis läheb juba väga-väga põnevaks meil. Tuvašis, pall kasti, Jean-Pedro lükkab enda värava poole. Ja tahab Kalev sealt seda nurgalööki kätte saada. Sambelt senderdus kasti, Purje lööb ja kukub värava katusele. Ats Purje oli praegu momendis, et proovida teist, aga 5 minutit normaalaega ja siis ütleme juba vahetusi on olnud. Videot vaadati 3 minutit, nii et noh, ütleme siin reaalsuses on vähemalt 10 minutit kindlasti minna. Ja nüüd on muidugi Levadial väga palju aega. Ja Daniel Meiel ka, sest teiseks pooleks läinud tribüüni pealt alla pingi peale, et oleks Pärengrumiga lihtsam sõnu vahetada. Algert Jumadil ka seal. Ehk siis Kalev on treenerite staffi siin jah. Ja teiseks pooleks natukene täiendavalt juurde mehitanud. Kvartsov läheb survet tegema, Kalevile olukord kontrolli all. Ja no siin on ikka nüüd Kalevi meestel väga palju ruumi, et tulla tegelikult. Proovitakse pikaga, ei ole võib-olla kõige parem lahendus praegu kohe seda pikka viia, sest keskväljal on tegelikult väga palju ruumi Kalevil. Ja mida kauem see pall õhus on. Nii ja viga siit Larsenile. Kurra Torres ütleb nii, et natuke rahulolematu. Senderdus tagumisse tsooni, pall on lahti, Purje seal, Purje ikka seal, aga lipp on üleval. Ja mehed maas ka, aga no praegu vist kõik kontrolli all. Iriso siin hoiab näost kinni. Ja vaatame. Vaatame, kuidas see olukord siit läheb.
Varr vaatab veel viga ka üle. Kas äkki võis penaltit olla? Borro saab palli alla, lihtsalt ette ära. Ja noh, kuniks pall on kõikjal mujal kui Levadia värava ees, seni on kõik hästi. Adžiri kastis, Adžiri veel, tsenderdus tagumisse tsooni ei jõua kohale, on seal Tšetšugov vahel. Adžiri jätkab, 333 pealtvaatajat täna A. Le Coq Arenale kogunenud. Ja Kalevil, kas siit võiks variant tekkida, on Larsen vahel ja Sambe ei saa praegu jooksu. Valner lihtsalt pimesi ette ära, Skvortsov jookseb viimase veretilga kaamal suust välja. Aga Tšetšugovile jäi praegu alla, Šapedro on vahel. Tšetšugov vahel. Ja saab Kalevile tulla, Šurõgin. Keskväljal on ruumi olemas, ikka paneb selle pika kohe, see pikk kukub, Ats Purjele ka. Värava all mehed ootamas, Sambe on teises laines, Purje võtab ise ette, Purje võtab veel. Purje toob veel Petrunin, tagumisse tsooni, aga need Petrunini balloonid on küll täna olnud sellised kehvakese võitu. 90 saab meil õige pea täis. Ja meil on tulemas 9 üleminutit. 9. Nii, 9 üleminutit on teile ette näidatud ja noh, siin on olnud, videot vaadati paaril korral juba kokku 5 minuti jagu. Vahetused ka ja eks ta nii tuleb, aga no meil on siis järgmised 9 minutit veel aega, et Kalevil vähemuses Levadia vastu 2 tükki lüüa. Oi, kuidas siin on täna tahtmist meestel. Kurno näitas väikesed tantsuliigutused ka ära, kuidas keha hoida. Tšetšugov. All on pikki mehi küll, tuleb siit tsenderdus liiga värava peale ja Valner jaoks lihtne saak. Valner muidugi ka vana Kalevi mees. Tubatškits vahel, Tšallo. Ja Purje isegi ei vaevu veel alla tulema, on 10 meetriga suluseisus. Nüüd siis teed paar sammu alla poole. Šurõgin. Võtsib palli kasti, ei olnud kõige parem sööte. Ja Larsen lihtsalt ette jälle Skvortsov jooksule. Tubatškits vähe pikema sammuga keha vahele. Ja pall väljakul või. Igatahes nüüd enam pole. Ja Tubatškits sõimab selle Erko Liiva näo täis, ütleme 60 meetrit distantsi pealt, et kuidas ei nähtud, et pall väljas oli, aga no läks nii. Tšallo nüüd jälle riputab Kalev neid balloone ette, nendel on nii palju ruumi minna lähemale, aga ikka laotakse neid palle, no mis asi see on? Sellised lahendused teevadki sinust võistkonna, kes on liiga tabelis viimasel kohal. Sul on ruum olemas, sul on vaja viia natukene lähemale see pall sinna vastase väravale, enne kui sa hakkad lihtsalt lahmima. Rumalad lahendused. Ats Purje lõi selle ühe tagasi, aga mis kasu vanameistri väravast, kui edasi ei tule miskit. Purjel jah, siis 40 kukkus eelmisel kuul ära. Aga
aga sellest hoolimata täna värav kirjas. Carlos Torres suluseisus. Ja Kurro Torresil on nägu nälja täis. Praegu ei ole vaja ka muretseda, sellepärast et sul on 2 väravaline eduseis ja 6 minutit on jäänud. Weinstein taaskord libiseb välja löögiga. Ja Sambe suluseisus. No siin nüüd kordamööda kingitakse ja alastatakse üksteisele. Ja nüüd läheme lõpuks mänguga edasi. Aeg seisab palju. Valnerile siis kollane kaart kogu selle aja venitamise eest. Valner klaarib. Ja ei saa Kalev seda palli pidama ja ei saa seda palli ette ka. See on niisugune natukene nagu loomade jalgpalli praegu. Kvaliteet ei ole nüüd maailma kõige kõrgem, aga Šetšugov, Šurõgin, palutaja olema, siit on korralikult senderdust vaja, tuleb ka ja Purje lööb, aga lööb mööda. Purjel täna 3 varianti olnud, esimene väga hea, lahendas ära, teised 2 on olnud sellised keerulisemad. Pall on vastu pead lennanud, ütleme nii, et ebamugavas positsioonis. Aga noh, ütleme siis, et on suutnud sealtki midagi suunata, siis näitab seegi teatavat kogemust. 4 minutit minna ja arvestades kõiki neid pause, mis on meil siin üle ajal olnud, siis ilmselt võib-olla ka 5. Šetšugov palutaja äärel ootamas, paneb ise püstsöödu. Madalaks jääb, aga Šurõgin saab selle kätte. Palutaja, Šurõgin läheb veel. Hakkab toppimiseks minema see. Šurõgin saab teise palli. Petrunin madalalt. Jüriso otsib veel kasti, seal on Iboro vahel. Ja no on Kalevi jaoks võõras olukord, ei ole nad harjunud. 90+7 tuleb siit vist nüüd see vahetus. Ja Carlos Torres ära. Ja Aleksandr Sakarljuka tema asemel sisse. Ja Aleksandr Sakarljuka tuleb 90+7 sisse, aga võib veel saada 3 minutit mängida. Ja nüüd on 5 vahetust Levadial tehtud ka. Kalev saab palli kasti. Siin on löögikoht olemas, aga Sakarljuka kohe blokis. Palutaja. Mehi on all palju. Palutaja võtab Sakarljuka ette, läheb ise. Šurõgin ootab, Šurõgin! Ja lööb vastu Iborot ja nurgalöök. Iboro sai täpselt käe ära peidetud, nii et oli seal varianti. Ja Tšallot siin näete suures pildis. Petrunin lühidalt. Jüriso tuleb senderdus, madalaks jääb. Ja oi kui lohakalt praegu, Udepulu-Žor. Hongkongi koondise ründaja laseb selle palli läbi. Ja no, nüüd vist hakkab ikkagi tunduma, et Levadia täna saab siit oma 3 punkti. Tuvatškits teeb siis sellise lahenduse keskringist, täielik jumm nurgalipu juurde. Nojah,
ütleme nii, et on palju mängitud ka ja eks piimhappel on komme ka levida. Antud juhul siis lihastest aiu. Sakarliuka pikendab, aga see läheb outi. Nii, viimane minut algselt läks käima, aga no vastu on võib-olla veel 2 minutit minna. Levadia lihtsalt pikk, et ise järele väga ei minda. Skvortsov seal ei saa Weinsteinile elu liiga raskeks tehtud. Ja Žurõgin praegu päästab. Petruuni lahendused ka ära. Nii, nüüd on väike variant Kalevil veel. Pall on kadunud seal kastis meestel. Ja Tammik võitleb lõpuni. Šotšugov. Mehed lehvitavad, tuleb tsenderdus. Ja Purje ei saa seda omaks. Tubašist veel. Oi, kui kehvad lahendused Kalevi poole peal. Žurõgin proovib. No pall on vaja kasti viia. Tubašist läks ka juba alla. Kalevil on 6 meest üleval ründes. Tuleb palutajalt tsenderdus. Jätk värava ette. Purje saab rinnaga alla. Purje veel ja löök ei tule. Palutaja, kas võtab veel eemalt löögi? Ei. Sambe ja nurgalöök. No Weinstein, kas tuleb ka? Aga ei, kõik! Mäng läbi 90 ja 10 saab peaaegu, et mängitud.